Tere hommikust sulle. Pole jälle tükk aega videosid teinud ja ei vabanda üldse selle pärast, vaid et täiesti teadlikult olen olnud eemal. Käisin puhkamas. Räägin sulle sellest puhkuse loomisest ka natuke hiljem täpsemalt siis. Aga miks ma selles videos siin olen praegu, on see, et tada! Mul sai valmis raamat ja sellest raamatust ma olen rääkinud tegelikult juba tükk aega, maininud aeg-ajalt oma videodes või postitustes Facebookis või Instagramis. Ja nüüd on see käes, puht füüsiliselt on kõik see olemas. Täiesti minu enda tehtud raamat, esimene raamat. Värviraamatut ma siis ei loe siia hulka praegu, vaid et see esimene tekstiga raamat. Kuidas ma kasvasin nõiaks? Ma olen sulle ka maininud seda, et selle raamatu kirjutamine tuli mulle juhatusena. Mul ei olnud plaanis raamatut kirjutada. Kuigi ma mäletan seda, et kooli ajal teismelisena ja võib-olla nooremana natuke ma armastasin kirjutada luuletusi ja lugusid ja ma arvan, et kas mõned või enamus on isegi mul alles kuskil. Ja kui ma ükskord vaatasin, et oota, aga mis on see oli vist eelmine suvi? Ei, see oli isegi varem. Ma vaatasin, et aga mis on see siis, mis tegelikult ma saan teha siin või kogeda siis selliselt, et mida ma ei ole nagu teinud ja ma ei ole midagi vaadanud, siis tuli vastuseks, et kirjutamine ja siis mõtlesin, huvitav. Ja tol hetkel ma lihtsalt nägin selle ära ja ma panin selle kõrvale. Ja ma ei mõelnud, et ma nüüd hakkan kirjutama, vaid et ma võtsin see nagu teadmisena ainult, sest et ma tõesti armastasin väga joonistada ja kui ma nüüd tagasi vaatan, siis ma tegelikult armastasin kirjutada lugusid. Ja ma mäletan koolipõlves seda, et mulle meeldis kirjandite kirjutamine, aga mul olid sellised veidike fantaasia kirjandid, et õpetaja ei saanud aru nendest tihti. Või siis ma mäletan ühte korda nagu väga selgelt, kus siis ma olin kirjutanud mingisuguse mitmekihiliselt fantaasia ja siis õpetaja oli seda lugenud ja oli pannud sellele rahuldava hinde vist, et see pole ikka päris see. Ja siis ma olin väga pettunud, sellepärast, et see oli nagu üliäge, mida ma tegin. Aga nii siis, minu raamat, kuidas ma kasvasin nõiaks. Juhatus tuli, esimest korda tuli see juhatus siis, kui me ühel oktoobri õhtul, nüüd siis varsti juba 2 aastat tagasi, väga vihmane õhtu oli ja läksin koeraga jalutama ja siis koeraga kõndides mulle meeldib igasuguseid asju nagu, ma ei saa öelda, et mõelda, vaid ma suhtlen enda teadvusega siis ja ma tšekkan ja skännin ja vaatan ja siis tuli see, et loo Tähenaiste sündmus nendele naistele, kes on juba käinud minu eraldi nagu nendel sündmustel, ehk siis see Tähenaiste kokkusaamine oli aasta aega ja selle käigus kirjutad sa raamatu, kuidas ma kasvasin nõiaks. Pealkiri tuli ka kohe. Ja siis raamatu ja siis selle sündmuse osas ma ütlesin jah sellele ja ma tegelikult aasta aega käisin nende naistega koos, kes Tähenaiste sündmustel olid olnud. Lõppu jäid ainult need, kes päriselt tahtsid seal olla. Ja ma hakkasin kirjutama seda raamatut. Ja mõned kuud hiljem ma otsustasin, et kõik see eluviis, nagu ma olin varem elanud, see tervendamised ja skännimised ja kaevamised, siis ma otsustasin, et see ei vii enam kuhugi, et kõik, ma lõpetan ära täielikult enda tervendamise. Ja siis see raamatu kirjutamine jäi hetkeks pooleli ja läks jälle mõni kuu mööda ja sõitsime autoga
ma mäletan, et ma samal ajal heegeldasin veel ja autos käis üks podcast, mida ma kuulasin. Tuli uus sõnum, tee raamat. Ja siis ma ütlesin hästi kindlalt jah sellele, sest ma sain aru, et see on vaja ära teha. Ja see on mingil viisil mulle nii-öelda oluline, see ei ole nagu ka see sõna. Ütleme niimoodi, et see on nagu loomulik jätk sellele, mis on olnud. Ja selleks ajaks oli nagu nii palju juba mu elus muutunud, sellepärast, et sel hetkel, kui ma lasin lahti sellest vanast nii-öelda, et ma ei tee enam seda, mida ma teinud olen varem, tuli kohe uus, midagi veel ägedamat, midagi veel imelisemat, veel maagilisemat. Ja ma olen seda elanud nüüd juba mõnda aega, sellist elu. Ja see on nagu nii äge olnud iseenda avastamine ja mitte iseenda avastamine inimesena, vaid et teadvusena, kus sa saad aru, et kõik oled sina, kõik on sinu teadvuse looming nii-öelda, kõik on juba olnud ja nii edasi. Aga see teekond, see umbes aasta või 1,5 aastat on siin raamatus kirjas. Ehk siis siin on kirjas see väike osa minu lapsepõlvest praegusesse hetke ja siis see teekond, mida ma iseenda, mul on üks hõbedane märkmik, nüüd on ta juba täis kirjutatud, aga tol hetkel ta veel oli poolik ja ma kirjutasin sinna, siis sinna hõbedasse märkmikusse ma kirjutasin suhtluseid teadvusega ja iga kord, kui ma tundsin, et midagi on vaja, midagi on off kuskil ja ma ei näinud seda, siis ma läbi teadvuse hakkasin vaatama seda, hakkasin küsima, hakkasin suhtlema. Ja pool sellest raamatust on, ma arvan, et pool sellest raamatust on need suhtlused teadvusega, vestlused teadvusega, hõbedase raamatu lood, hõbedase märkmiku lood on siin nagu kirjas täpsemalt. See raamat on täielikult minu tehtud, ehk siis see on minu kirjutatud, see kaan on minu kujundatud, tegin kõik ise, toimetasin, tegin ise. See raamat on täpselt mina. See ütleme niimoodi, et see võib olla mingisugustest standarditest väljas, kuidas peaks olema raamat kirjutatud. Et kuidas peaks olema üks raamat kirjutatud, siis tegelikult need standardid on ka kellegi poolt loodud mingil põhjusel. Ja ma lasin nagu sellest lahti, kuidas peab. Ma nägin ainult seda, et kuidas mulle meeldib, kuidas mulle energeetiliselt, vibratsiooniliselt on see jaa. Iga kord, kui ei olnud puhast jaad, siis ma tegin seda nii kaua, kuni ma tundsin, et nii, nüüd on korras, nüüd on see. Lähtusin ainult enda sellest sisemisest. Ja kui ma tahtsin selle raamatu trükki anda, ma kuidagi arvasin, et läbi kirjastuste tuleb. Ja ma siis sain selle kirjastuse nime, see tuli minu teadvusesse, kus siis, et ma kirjutan sinna, et see võib olla see, kust kaudu siis see raamat ilmub. Siis minu üllatus oli see, et mul ei tulnud vastust. Ja siis minu meel läks kõndima ja mõtlesin, aga ei, aga ma kasutan loogikat, et ma kirjutan teistesse kirjastustesse veel, vaatasin, mis mulle nagu tulid, et ma siis kirjutan nendele kaudu. Ja tegelikult ükskõik kui palju ma ei kirjutanud, mul tuli vastus ainult ühel kirjastuselt, et ei aitäh, et me sellist raamatut ei trüki, et me ei ilmuta selliseid raamatuid või ühesõnaga see nõid ja nõid olemine ja mis iganes, et see võib-olla oli nende ampluaast väljas. Kuigi seal oli selle teadvuse avardumise raamatud küll sellele kirjastusel, aga ilmselt see pealkiri võib-olla nagu pani neid eemalduma. Aga see avas minule veel lahedama ukse, sellepärast et
kuna ma olen oma magilised või selle värviraamatu ja siis need mandala sõnumikaardid ühe trükikoja kaudu ilmutanud nii-öelda siia ilmale toonud, siis mul tuli lihtsalt teadmine, et aga kirjuta sinna samma, kus sa teised raamatud tegid. Ja ma kirjutasin sinna ja sellel hetkel, kui ma lasin lahti oma ego soovidest, siis asjad hakkasid ülikiiresti toimuma. Tegelikult see värviraamat või see raamat siin oleks pidanud alles lähipäevil või siin augusti 1. nädalal minuni jõudma. Aga reaalsus oli see, et vähem kui nädalaga oli see raamat trükitud ja minu käes. Ja see tähendabki seda, et see ongi see puhas loomine. Ehk siis sa valid selle kõige otsema tee teadvustamatult siis, või sa lähtud sellest ainult, mis sulle tuleb. Ja siis asjad nagu ülikiiresti lihtsalt lähevad oma kohtadele ja ülikiiresti kõik asjad toimuvad. Nii et ja see on pingutuseta, sest ma tõesti ei pidanud midagi pingutama. Ma tegin nii, nagu mulle täpselt tuli, et tee seda, tee toda. Ja nii lihtne see loomine ongi. Ja tegelikult see ei olegi otseselt loomine, vaid sa valid selle reaalsuse, kus see raamat on juba valmis. Ja see on nii äge. Ma olin lihtsalt, ma olin nii üllatunud sellest. See oli nii tore. ja kohe ma natuke loen sulle ka võib-olla siit, aga ma räägin sulle sellest puhkusest ka. Ja see ongi see pingutuseta loomine, kus asjad lihtsalt hakkavad ise korralduma ümber sinu oleku peale, sinu selle sisemise impulsi peale või selle soovi peale, mis on puhas. Ja minuni lihtsalt tuli see puhkusereis, Itaalia reis, kus ma tegelikult mõned aastad tagasi või paar aastat tagasi ma vaatasin Itaaliat ja vaatasin neid villasid seal ja kus oli koht, kus ma tahtsin käia. Ja mul ei olnud plaanis minna reisile see suvi ja mul ei olnud plaanis minna üldsegi mitte Itaaliasse. Et kui ma mõtlesin, et kui ma lähen, siis ma lähen Balile ja mitte suvel. Siis juhtus nii, et see reis põhimõtteliselt tuli mulle ise, ma ei pidanud selle jaoks mitte midagi tegema, mul ei olnud vaja selle jaoks meeletult pingutada finantsiliselt, et see nüüd ära looks, et ma saaks ikka minna, või kõik asjad lihtsalt toimusid. Ja ma lihtsalt lõõgastusin naisena sellesse, valisin enda olekut ja nautisin. Ja ma päriselt otsustasin ära, et ma naudin seda reisi ja see oli väga tore. Ehk siis see elu, mida mina täna elan, millest sa võib-olla aimu saad natuke siin raamatus, järgmises raamatus, mida ma kirjutan, mis tuli selle raamatu kirjutamise käigus, et järgmise raamatu pealkiri on see ja see, et sa kirjutad selle. Järgmises raamatus ma kirjutan sellest rohkem ja ma praegu ei tea, kuna see raamat ilmub ja see ei olegi oluline, sest praegu on siin see. Lihtsalt ühendus iseendaga, päriselt see, kes sa oled ja ma ei räägi siin ühendus inimesega, vaid selle enda jumalikkusega. Et sina kui jumal, sina kui teadus, sina kui vaim on ju. Mina kui jumal, mina kui teadus, mina kui vaim juhib enda inimest täpselt nende järgi, mida inimene soovib, mis on see kõige kõrgem või kõige otsem tee ja nii edasi. Et ma ei hakkagi seda lahti kirjutama ja rääkima sulle. Aga see elu on palju maagilisem. Kui ma olin aastaid, üle 10 aasta tegelenud nii-öelda selle traumade tervendamisega, skännimisega, et kus see on alguse saanud, mis see on ja nii edasi, siis ja ma ei tundnud endiselt, et ma elan, vaid et iga kord, kui ma olin mingi asja ära puhastanud, ma mõtlesin, nüüd ma elan, siis tuli kohe uus asi üles, ehk siis minu ego hakkas pakkuma mulle järjest uusi võimalusi tervendada neid traumasid. Ja siis, kui ma panin selle kõrvale, siis toimus see, et 3 kuuga ma põhimõtteliselt ärkasin ülesse. Mul käis kehas plõks ära, mu keha oli nii lõõgastunud, ma olin nii lõdvestunud
ma olin lihtsalt rõõmus, ma käisin ringi ja nautisin seda ja ütlesin, see olen ka mina, see on ka minu looming, ma hakkasin nägema asjadest läbi ja selle jaoks ei olnud mitte muud midagi vaja, kui lihtsalt tulla iseendasse, hingata läbi need allasurutud emotsioonid, näha läbi need egoprogrammid, mida su meel sulle pakub, on ju, mingisuguse varasema kogemuse peale ja nii edasi. Ehk ma lihtsalt lasin lahti sellest vanast maailmast ja ma otsustasin, et midagi veel vägevamat peab olema ja kõik see, mis on toimunud, killukesed on siin kirjas. Nii. Selle raamatul on üks logo. See on tegelikult üks minu enda joonistatud mandala, mis on ka mandala sõnumikaardites ja selle logo ja selle mandala nimi on siis Uued algused. Seda teksti, mis see mandala tähendab, ma tegelikult ei kirjutanud siia. Ja see ei olegi oluline. Nii. Hästi palju siis ma enda sees avastasin läbi nende rahaparadigmade, sest et esimesed kursused või mis ma hakkasin läbi tegema, kui ma olin lahti lasknud sellest vanast, oligi nende rahaparadigmade muutmine, sest läbi nende tegelikult on kiirtee selleni, kes sa oled. Näiteks sa lood seda, mis filmi sa vaatad. Selline tekst tuli. See ongi vestlused sellest hõbedasest märkmikust. Loen sulle siit ühe lõigu. Selle sissekande tegin ma 25. märtsil. Astudes lähemale enda loomulikumale minale, olin otsustanud vaadata otsa enda rahaparadigmadele ning sellele, mis lugusid ma endal olen rääkinud ja mida ma usun, mis ei ole tõde. Mainin etteulatuvalt ära, et asi ei ole tegelikult kunagi rahas olnud, vaid selles, mida ma uskusin täie veendumusega. Kogu selle puntra lahti sõlmimine võttis aega täpselt aasta ja nüüd olen kohas, kus mu elu on muutunud rikkalikumaks, kui ma eales olen osanud oodata. Ma olen see rikas naine ja see muudab kõik. Olek muudab, mitte mõte. Ja seal on vahe. Olin umbkaudselt või siis täie täpsusega teaduses välja arvutanud summa, kui palju ma olen loonud endale siiani elatud elu jooksul ehk kuni tänaseni raha. See summa on 2 650 325,60 eurot. Selle summa teadvustamisel meel keeldub seda infot vastu võtmast. Tahan olla ohver, et mul pole võimet oskust raha vastu võtta. See tähendab, et mul on raha suhtes vastupanu. Mu mentori sõnad. Sa ei ole otsustanud raha teha enda isiklikuks kogemuseks. Ja seetõttu ei saa ma osa rahast, mis vabalt liigub ja on igal pool vabalt saadaval. Teen otsuse, et annan enda inimesele kogemuse omada, kogeda palju raha, piirideta võimalusi, raha loomiseks puhtast olekust. Minu puhas olek loob raha, vahet pole, mida ma teen. See on trükitähtedega siia kirjutatud. Loon seda teaduses, vaadates reaalsust mateeriaks, ilma et mul oleks vaja seda füüsilises reaalsuses kogeda. Sa lood seda, mis filmi sa vaatad. Ja see on jälle trükitähtedega kirjutatud, et sa lood seda, mis filmi sa vaatad. Igasugune rahaparadigmade nähtavaks toomine on olnud mulle tänaseks huvitav. Näha lugusid, mis polegi mina, mida tõsimeeli uskunud olen ja mida arvanud, et peabki nii olema. Aga see ei olegi mina. Selle avastamine on olnud maagiline, eriti see hetk, kui energia muutub ja kergus maandub kehasse ning lahtilaskmise peale. Millegi lahtilaskmise peale, siis ma juba loen teisi lauseid seal.
ma olen nii kuidagi elevil ja põnevil. Ja eelkõige sellest, et ma olen. Nii. Ja see, et ma olen. Siin on üks lugu veel, mille pealkiri on Sa oled armastus. Kõik see, mida sa varem oled pidanud armastuseks, võid seada seda lugedes kahtluse alla. Tihti on seal hoopis klammerdumine omakasu saamise nimel, mis loomulikult pole teadlik või on midagi muud, millest sa samuti ei ole teadlik. Armastus on vibratsioon, olek, millest sa oled, kui saad aru oma olemusest ja otsustad see olla. See on teadvuse olek. Sa tajud seda piiritu avarusena, milles on küllus ja rõõm. See on kõikide võimaluste ruum, mis on olnud sinu teadvuses varem teadvustamata osa. Nüüd sa saad seda teadvustades kohe astuda avarusse, kes oled sina. Otsusta ja sa oled seal. See tunne on sinu kehas, rinnakus või siis südames. Aga see pole kindlasti kitsas ja piiritletud. Kui sinus on kübegi hirmu seda tehes, siis tunned raskust ja oled jõuetu kogema avatud ruumi enda sees. Sa tead, et selleks, et saada ühenduse enda armastuse vibratsiooniga, tuleb sul muuta oma identiteeti, kelleks sa ennast pidanud oled. Lasta lahti meelelugu, kes usub, et ta on väärtusetu, pole võimeline avarduma ja ta ei saa üldse sellega hakkama. Ehk ta on võimetu nägema teist reaalsust kui füüsiline reaalsus. Oma identiteedist loobumine pole kerge. Kui sellega on seotud teatud staatus, ehk inimene peab ennast selleks ja õigustab ennast selle abil. Kui sa oled puhas armastus, siis pole sul vaja õigustada ennast millegi ees, mitte kellegi ees ega mitte kellegi nimel. Sa lihtsalt oled ilma hinnanguteta ja lugudeta, kes sa olema pead. Sest muidu sind ei väärtustata. See viimane on lihtsalt ellujäämisprogramm, mille sa oled õppinud mingil põhjusel ära ja pead seda tõeks. Sa küsid ilmselt seda, kuidas muuta oma identiteeti. Selleks on sul vaja näha ennast ja kõike seda, mis sinu sees toimub. Aga sa ju tead juba, et julgus vaadata seda, kes sa ei ole, juhib sind selleni, kes sa oled. Selles raamatus on lugemiseks 237 lehekülge. See raamat olen mina. Täpselt sellena, kes ma siin olen, täpselt nii, nagu on see kirja pandud. Ja võib-olla on see juba isegi see vanem versioon minust, sest ma uuenen pidevalt. Aga kui sa tunned tõmmet, kui sa tunned, sa tahad teada, sa tahad natuke teada minust ja siis avastad iseennast, sest et läbi selle sa tegelikult avastad kõige rohkem iseennast, mitte sa ei loe mind, vaid et sa saad lähemale iseendale. Siis selle raamatu sa leiad praegu ainult minu kodulehelt karinkai.ee/pood. Kuni augusti lõpuni on kõikidele ostjatele hinnaks 30 €. Eeltellijad said veel soodsamalt, kes käisid minu kodulehel tellimas. Nende postkasti peaks nüüd täna-homme see pakk jõudma, kus see raamat on sees. Ja ma praegu ei oska sulle öelda, kas see raamat läheb suurematesse raamatupoodidesse või mitte. Sellepärast, et ma ei ole seda ära otsustanud. See on lihtsalt eksklusiivne lugu minust ja see ei peagi kõikideni jõudma. Ja see, kes tahab seda näha, lugeda, on seda küsinud, saab selle niikuinii enda kätte moel või teisel. Ja loomulikult on võimalus ka e-raamatut osta, millel on ka praegu aprilli ja augusti lõpuni soodsam hind. Ja praegu ma saan sulle nii palju veel öelda, et augustikuu jooksul tuleb ka selle raamatu esitlusega seotud üks sündmus Tartus. Jah, praegu ma näen, et Tartus, võib-olla Tallinnas ka, aga ei võta seda hetkel plaani, ei loo plaane, vaid et lasen voolata sellel teadmisel endasse, lasen tulla, tõusta üles enda seest. Ja kindlasti see sündmus saab põnev olla.
nii et leia mind kodulehelt karinkai.ee. seal on igasuguseid teisi asju ka, aga selles e-poes on see siis täiesti olemas. nii et tore oli sinuga seda siin jagada, sellest rääkida. ma ise olen väga rahul, õnnelik, see on tehtud. Olen sukeldunud järgmise raamatu kirjutamisse, aga reisil oli mul arvuti kaasas, et isegi paaril õhtul ma lihtsalt tundsin, et on vaja sinna midagi kirja panna, sest kõike see, mida ma kogen, see, mis mulle tuleb, see, mis ma läbi teen, see, mis ma kogen, seda ma jagan sulle seal. Ma teen selle läbi, sest et ma ei kirjuta sulle mingid teooriad, mida ma kuskilt õppinud olen, vaid see on päriselt see, mida ma olen läbi teinud ja ma näen, et see toimib nii. Ja kui sa hakkad aru saama sellest, kes sina oled ja kui lihtne on see loomine, siis elu läheb väga lihtsaks. Ja sa saad lihtsalt nautida kõike seda, mis on sinu ümber. Ja see tuleb puhtast rõõmust, mitte sellepärast, et ma nüüd lihtsalt ei taha seda negatiivset kogeda ja siis ma pööran ainult pilgu positiivsele, aga tegelikult ei ole üldse olemas seda negatiivset ka, et kõik see, mis tundub nagu negatiivne, on lihtsalt madalama vibe'iga, madalama vibratsiooniga ja see on tulnud ka millegi pärast sinu heaks siia. Ja kui sa hakkad seda maailma niimoodi nägema, siis on nagu lihtsalt nii tore. Kuigi need egoprogrammid, need näitavad ennast siis mingil hetkel, kui see on täiesti nagu teistmoodi, aga sa saad seda näha, sa saad läbi selle seina näha lihtsalt, kuigi seda seina ei olegi seal, aga sa näed selle läbi ja sa tead, et kõik on lihtsalt imeline, kõik on maagiline ja sõna maagia ma kirjutan väga palju selles raamatus. Ja seda, et ma olen kõik ja ma olen teadvus ja sa pead seda ise lugema lihtsalt. Aga tore oli sinuga siin vestelda ja kohtume järgmistes videodes. Tšau, tšau!